Tere! Tervist! Tere! Ega me ei sega? Me tulime siia linde jälgima. Hetkel ei näe sedagi. Midagi ei näe. Me nägime väga huvitavat linnuliiki, nägime siin. Kord päevas ikka siin või? Ei, kord päevas just ei käi. Me rohkem peame tegema sellist tubastööd, et organiseerima niisuguseid vaatlusi teiste inimeste jaoks, aga täna oli selline mahti, selline moment tekkis ja võtsime toru kaasa, et vaatame, palju neid kotkaid ja kulle siin lendab. Eesti inimesed on huvitatud linnu vaatamisest või kuidas sellega on? Linnuvaatlusest, niisugusest tõsisemast ja pikemast võib-olla rohkem on huvitatud välismaa turistid, aga Eestis hakkab see küll rohkem populaarsust koguma. Ehk oleme mures sellepärast, et nad natuke praegu pelgavad võib-olla meie poole pöörduda, mõtlevad, et tegu on liiga sellise tõsise ja spetsiifilise asjaga, et umbes, et kui inimene ei tee vahet toonekurel ja varesel, et siis läheb jamaks ära, on ju. Me ootaks küll sellist pöördumist, et kui inimesel tuleb mingi idee, siis ta võtab meiega ühendust, me küsime talt mõned küsimused, et mitu teid on ja mis teie idee eesmärk on, et kas rohkem tuttavaks saada lindudega või taimedega või vaadata lihtsalt kaitsealal ringi ja siis lepime kokku, millal neile see kuupäev sobib ja et meil ka on tore kiik kaasa anda ja siis arendame seda asja järjest edasi, nii et tuleb üks tore selline ekstra tehtud looduse retk grupikesele valmis, et me ei paku nagu reise selliselt, et kehtestame kuupäeva ja ükshaaval siis kõik registreeruvad. Ja mis siin matkarajal siis või sellel loodusrajal siis näha võib, mis linde siin? Mis eriti välismaalasi peibutavad siia ahetama paneb? No praegu on natuke juba vaiksem, kuna on suvi käes. Et just kuulsime seal, kui tulime, et peoleo laulab. Esimene peoleo minu jaoks see suvi. Eks siin metsas on rohkem sellist laululinnud ja siis kui me tegime seda paatisoitu, niin siellä on siis merikotkat ja halhaikurit ja igasugused rooloorkullid. Ja inimesed on võimalus paadiga minna sinna roostiku vahele ja ikka tasub minna. Ja. Ikka tasub ja eriti see paadiretke lõpp või sihtpunkt on huvitav, kus juba nagu vabaveealad ka tekivad, siis seal näed, kuidas nad pesitsevad oma poegadega ringi. Nagu ujuvad seal ja toimetavad. Ja. Ma saan aru, et te tahate, et inimesed võtaksid teie juures rohkem aega ja teil on võimalus neid ka kuulama ja vaatama panna loodust. Paremini. Just, te olete väga hästi aru saanud. Oh, yes. See esimest korda. Eestlaste seas ikka järjest rohkem see huvi looduse vastu tõuseb, aga mõnikord tõesti me täheldame, et nad planeerivad omale puhkuseks liiga lühikese aja, aga meie püüame siis lisaks sellele, et õpetada näha ja kuulama, püüame neile ka õpetada aega võtma selleks ja mitte kiirustama, ehk siis meie matkad on kulgemismatkad ja läbi selle siis õhtuks järsku märkad, et oi kui ilus on Eestimaa.